seinavaadete saamiseks on meil vaja veel lisaks kõrgusi. Ja kõrgused võib panna siia küll ka mõõtketiga samamoodi nagu ma alguses panin, aga võib ka kasutada sellist trikki, et kuna kõikidel seintel on tõenäoliselt samad kõrgused, siis võib joonistada ühe ristküliku siia põranda peale ja kasutades offset käsku panna siis esimese selle võib panna täitsa silma järgi, näidata talle sellist distantsi ja panna see esimene paika, et see on nüüd nagu põrandajoon. Järgmine on siis akna alumine joon, siin tuleb siis vahepeal seda kõrgust muuta. Siis võtame uuesti selle, mis esimesena tegime, paneme mingi akna ülemise serva või ukse ülemise serva ja siis paneme lae. Nii, nüüd meil on kõik kõrgused korraga olemas. Tänu sellele me saame võtta siis uuesti ristküliku tööriistal, võtta siit selle abijoone nurgast jooksma. Nii, kordame ristkülikud, võtame siit, siia, siit, siia, teiste külgede peal ka, siit, siia, siit. Seda saab teha siis, kui teil on välja lülitatud nearest, et sisse lülitatud nearestiga on probleem, et sisse lülitatud nearest hakkab meid segama. Nüüd on nii, sain paika. Siin on nüüd liiga palju igasuguseid abimehi, mis kipuvad siin segama. Nii, nüüd AutoCADis on alati mõistlik kopeerida, et kui see sein on täpselt sama suur, siis kopeerime selle vastasseina peale. Ja nüüd on siis puudu veel ainult siit ukse asukoht. Ja need kõrgusjooned võib siis ära kustutada ja ongi meil olemas siis 4 seina vaated.